Tilk sai tegelikult alguse reisimisest, et ma elasin ise Hiinas, Pekingis ja mul tekkisid endal nahaprobleemid ja ma hakkasin otsima siis looduslikke nahahooldustooteid, mida saaksin siis kasutada, aga Hiinast ma neid ei leidnud. Ja ma mõtlesingi, et aga miks see võiks olla sellist ühte loodustoodete brändi, mida ma tean, et ma võin usaldada, mille kvaliteedis ma võin kindel olla ja mida ma saaksin tellida nii-öelda ükskõik kuhu maailma otsa. Ja sealt see lugu sai alguse ja kui ma Eestisse tagasi tulin, siis ma mõtlesin, et Eestis on ju meil nii puhas õhk ja keskkond, et tegelikult me võiksime seda maailmale nii-öelda eksportida või tutvustada. Meie toodetes on sees siis väga väekad taimed, mis on Saaremaalt korjatud. Ja igal taimel on oma lugu, igal taimel on oma toimeained ja oma vägi siis. Ja need siis on ka meie kreemide sees. Tilga nimi tuli tegelikult sellest, et me kasutamegi siis kreemide sees väga palju taimeekstrakte ja siis ongi selline tilgake puhtus seal igas kreemis sees. Meie klientidel on väga palju lemmikutooteid, et paljud tooted, mis me juba päris alguses lõime, et need on siiamaani lemmikud ja me ei ole neid siis tegelikult tootesortimendist ka välja võtnud. Et on erinevad siis näokreemid ja kindlasti üks põnevamaid asju on musta küüslaugu tooted, mis me koostöös TalTechiga lõime ja see on ka väga populaarseks kujunenud. Minu lemmiktoode on Salvei kreem musta küüslauguga. Minu jaoks ettevõtjaks olemine on üks väga selline loominguline protsess, et ettevõtluses ei ole ilmselt ühte õiget teed, et pigem on see, et tuleb usaldada iseennast ja leida siis erinevad teed, viisid, kuidas siis oma tulemusteni jõuda, et eks ettevõtlus ongi selline uue loomine ja kõige parem on ikkagi see, kui ta annab ka ühiskonnale ja meie ümbritsevale keskkonnale midagi positiivset tagasi. Ma arvan, et neid erinevaid õppetunde on selle teekonna jooksul päris palju ette tulnud. Et kindlasti on üks olulisemaid see, et õppida tegelikult ennast usaldama ja enda sellist sisetunnet. Sest alguses, kui ma alustasin nii-öelda ettevõtjana, siis tegelikult mul puudus ettevõtjana nii-öelda tegutsemise kogemus. Kui teadmist võib-olla oli vähem, siis tuli enda sisetunnet usaldada ja otsuseid selle pealt teha. Ma arvan, et sellise brändi ehitamise juures on hästi oluline luua bränd, mis samastub sinu endaga. Eks ma olen tegelikult Tilga sisse päris palju ennast pannud, kogu seda reisimiskirge ja loomingulisust, et ma arvan, et me oleme Tilgaga tegelikult väga sarnased, kui ka Tilk oleks inimene.